tere, minu nimi on Tom Tristan ja minu nimi on Kaimar Tauri ja te vaatate saadet Hookus Fookus. Mäletad, kui me seal koolis veel käisime või? Ja huvitav, mida nad vist arvasid? Aga uurime järele. Mis on teie kõige parem mälestus 12. No minul on see kõige lahedam mälestus, et ma sain nendega koos indilinti natuke korraldada. Meil oli siuke ülesanne, et laulu väljendust teha ja ma tegin Kätlinil ei ole täna tuju ja siis Reemus hakkas mind kogu aeg alati kutsuma, kui ta nägi mind, et Kätlin, kas sul täna on ikka tuju või? Kuidas Stever Pedriks räägib mingi esimesed pool tundi hommikust, mida ta nädalavahetusel tegi. Aga lihtsalt see jutt ei piirdu poole tunniga, ta võib päeva läbi rääkida sellest lihtsalt. Enne esimest tundi alustab pudrulavas ja peale esimest läheb edasi. Meil oli Playboxi proov, siis nad tulid, meil oli selline hetk, kus meil oli räige mental breakdown reaalselt. Ja meil oli selline tunne, et me ei lähe Playboxile esinema. Ja siis tulid meie jumalad sisse ja tegid meile väikse motivatsioonikõne. Ja me lõpuks jõudsime isegi lavale. 12. B-klassi Sander Palanguga, kellega me siis Meelise laagris tegime väikse jooksu ja see ei ole sugugi mitte väike, et terve päev olimegi siis terve päeva matkanud, palav päike, otse lagi pähe, 17 kilomeetrit siis kõndisime ja siis Sander ütles sellise lause täiesti suvaliselt keset matka, et Ironman, siit ma tulen ja hakkas jooksma. Ja meil oli siis umbes 8 kilomeetrit veel sinna spordibaasini minna ja siis mõtlesin, et okei, peaks siis Sandrile järgi minema ja siis ma andsin kotti sõbrannale ja jooksin Sandrile järgi ja nii me siis panime läbi metsa ja jõudsimegi lõpuks spordibaasi ja olime 25 kilomeetrit täis joostes läbinud ja see oli väga lahe. Nii et Sander Ironmanile. Kui me kõik koos lihtsalt nagu olime ja need kõik armsad hetked ja värgid, see oli hästi nunnu. Kui me käisime Ontikal ja mina koos Annikaga jäime natuke teistest maha, sest me ronisime kuskile mäe otsa, aga kõik oli savine ja ühel hetkel lihtsalt Annikat ei olnud. Ta lihtsalt, me olime väikse mäe nuka peal ja ta lihtsalt veeres sealt alla, mis lõppes siis sellega, et ta oli üleni mudane. Mida te neile kaasa soovite? Jääge istuma, palun. Olge 1 aasta veel vähem. Saab koos lõpetada. Jaa, see oleks nii tore, kui me kõik koos lõpetaksime. Kindlasti, et nad ei unustaks oma väikest sisemist last. Mina soovitaksin siinkohal võtta kaasa need 4 põhiväärtust, avatus, loovus, vastutus ja seal on alati see üks, mis alati meile hoolivus, jah. Et need tulevad kindlasti elus hästi kasuks ja ma arvan, et need on need, mis võiks alati meeles olla ja millest lähtuda. Ja ma arvan, et te võiksite ka jälgida ei ütlemist, et julgege ei öelda, et ma arvan, et see suudab teid kindlasti kuskile edasi viia. Armastage sama palju. Laske loovusel lennata. No ei ole väga originaalne vastus, aga ikka muidugi julgust ja seda, et nad teeksid, mis nad ikka ise tahavad ja eriti neile, kes lähevad nüüd välismaale ülikooli. Positiivset suhtumist ellu ja palju edu. Mida te kõige rohkem igatsema jääte? Et me ei saa nendega enam hommikuputru siia. Üldse ka ja see atmosfäär läheb, ma arvan, palju igavamaks. Et nagu siuke tunne, et siuke suur tükk kaob koolielust. Neid kallisid ja naerastusi. Ja neid nagu väikseid, erilisi ja armsaid hetki. Lihtsalt ma arvan, et seal ei ole midagi, mida me ei jää igatsema, ma kindlasti seda suurt tuge. See connection nendega, kui sa nagu vahetunnis käid ringi ja siis sa näed neid ja siis sa karjud ja siis nad karjuvad vastu ja lihtsalt sa mõistad neid lihtsalt. Sul ei ole vaja sõnu, sa lihtsalt pead röökima neid ja nad saavad aru, mida sa mõtled, mida sa tahad, nad röögivad vastu, sina saad samamoodi aru. Ja jah. Ja et tuttavad näod on kooli peal, et siis kui nemad ära lähevad, et siis seda kindlasti jääb igatsema. Nendega kas siis seal õhtuti vetmas all Meelise ruumides või siis just pigem see
kui ma alati saali läksin ja mind Annika seal ees ootas, sest et ta oli alati nii särav ja naeratas ja ma ei tea, kuidagi tühi tunne tekib, kui ilma temata sinna minna. Rastafari, one love. Mõtlema panev. Aga huvitav, mida 12-ndikud iseendast arvavad? Vaatame järgi. Need on mingeid parimaid mälestusi või lihtsalt mälestusi sellest koolist, teie klassist, mis kohe päevub saavad? Jaa, mul on mälestus sellest, kuidas minu klassi Kevin magas Allar Tui ees. Allar Tui seisis tema taga tunnis täiesti nagu süütu näoga, lihtsalt magas. Ja kedagi ei tundunud huvitavat siin. Jah, mul endal tuli meelde kohe, kuidas me õpetajate päeval saime teha nagu täielikku idiootsust, nagu me võisime teha, mida me ise tahtsime, lihtsalt see oli nagu ülilõbus, et selline usaldus meile anti. Indivint, kus me olime terve koolis ja siis... Mitu ööd? No põhimõtteliselt jah, aga põhimõtteliselt ma mäletan just seda üht ööd, kus me tegime umbes kella 5, tegime seda aulat ilusaks, siis me mõtlesime, et söögipäevast läksime, võtsime Mäkki, siis istusime ringis sööme Mäkki ja siis veel ehitasime ja siis mingi hetk me olime seal õpetajad selles trepikojas, mis õpetajad juurde viib ja siis me olime seal terve nagu selle ära blokkinud. Siis mingi hetk me saime aru, et õpetajad tulevad kooli ja nagu nad ei saa õpetajate tõppa. Minu klassiline Markus Lehtsalu oli siuke ilus pidžaama seljas, mingi hommikumantel peal ja ma ei tea, söögiks oli mingi asi, see oli peedisalat. Hakisa kaste peedisalat. Ja Markusena võtsid peedisaladist, võttis hästi palju seda peedisalatit ja kõndis rahus. Siis Ralf jooksis talle otsa niimoodi, et see peedisalat oli tal näos, ta riietel, juustes. See oli tegelikult, see võttis minu lao ära, see oli minu lugu. Aga see oli niimoodi, et ma seisin, Markus tuli selja tagant, ma kätega rääkisin midagi ja ma tegin käega nii, et tol hetkel oli Markus tal taldrikuga siin. Ma olin selle tal näkku, see oli peas ja ta riieta vahel. Kõrva taga igal pool. Mida te koolist tahtsime? Klassist seda tundides, ma ei tea, kas ma võin öelda ka huiemist. Sest nagu meil on nii toredad õpetajad ka, et nad tavaliselt tulevad nagu sellega kaasa ja siis me nagu lihtsalt vahepeal tunni ajal lihtsalt ongi, paneme üksteisel kuid alla, aga samas kõik teavad, et see on naljaga. No, ma jään üldse kogu seda kooli ja kogu seda keskkonda, kõiki inimesi ja kõiki õpetajaid ja isegi mingil määral nagu tunde ja õppimist ja... Inimesi, ma arvan. Te ei näe neid inimesi kunagi siin. Meie kooli vaimu, nagu kogu seda ühtsust ja neid inimesi, sest et nagu, ma ei tea, sa tuled siia, astud maja uksest sisse, kõik võtavad su nii omaks ja nagu mingi tšau, onju. Ja sa lähed kuskile majale, siis nagu vaatavad sulle tuimade näodega inimesed otsa ja nagu ja siis sa tahad seda 32 vaibi nagu neile edasi anda ja siis nad on nagu mingi... Et ma arvan, et see on üks asi kindlasti. Vahetunde. Ja seda, et mul oli päevaplaan paigas. Ja seda soojust ja aktiivsust, mis siin majas on. Ja no muidugi mul jabur 12 peetud. Aitäh! Või nagu just nagu kõiki koos, võib-olla nagu kuskil mujal kohtadega niimoodi kõiki koos ei näe ilmselt väga. Seda näitab see ka, et nagu teiste koolide inimesed, ma olen mingi snappe saatnud, kuidas ma mingi 10:30 nagu õhtul nagu koolist ära lähen ja siis nad vaatavad sellise näoga nagu lihtsalt koolist teed nagu mine koju. Ja jah, vaata võib-olla tõesti see õpetajate suhtlus ka nagu Markina välja tõi, et nagu mul ei ole vist kunagi ühtegi sellist õpetajat olnud, kellega ma lihtsalt istungi tundide viisin tema kabinetis ja me lihtsalt räägime või sööme või ma ei tea, mida veel. Nagu see on hämmastav selle kooli puhul kindlasti. Mida te lõpetamist tundsid, mäletasite? Mina tundsin seda ühtekuuluvust ja seda, et siin tehakse kõike südamega. Ja nagu see oli hästi üllatuslik see aktus, et nagu meile, et nagu naerda sai ja minul oli nii õnne kui kurbuspisaraid, et peab ära minema, aga samas, et parim otsus oli siia tulla.
ma olin ka nagu väga õnnelik, et see toimus üldse ja väga mõnus aktus oli, kõigi kõned olid nii head ja rõõm oli seal olla kohal ja väärikalt ära lõpetada see hea kool. No ütleme nii, et kõige enam ma tundsin uhkust. Ma sain ma olin esimene lend meie koolis, kes sai siis lõpetada oma kooli hoovis. Ma arvan, et see on üks asi, millega nagu väga rõõmu tundnud. Lõpetamine oli lõppkokkuvõttes väga tore minu. Et kõik läks väga toredalt plaanipäraselt ja oli selline väga hea tunne lõpetada kooli hoovis, mis ta teeb. Ja ma arvan, see lõi kuidagi vabam õhkkonna või midagi nagu hea jälle. Hästi mõnus. Ma lihtsalt istusin terve selle aja ja mõtlesin selle gümnaasiumi ajale. Kuidas see nii kiiresti sai mööda. Ma lihtsalt esinesin kogu aeg siin. Kogu aeg. Kogu aeg võimalik, sa rondisid siia. Jah. Aitäh nende aastate eest. Mäletad, kui sa Vaba Laval esinesid? Mäletan, aga mäletad, kus õpetaja tahvlile nokku joonistasid? Ei mäleta, aga see on tagasivise. Aitäh, et vaatasite saadet Fookus Fookus. Hüvasti!